Vanas Testamendis kuulsime Saamueli kutsumise lugu. Issand tuli ning seisis ja hüüdis nagu eelmistel kordadel Saamuel, Saamuel, ja Saamuel vastas, räägi, sest su sulane kuuleb. Eelmise 2019. aasta novembri lõpus tuli välja üks tähelepanuväärne film Kaks paavsti, mis püüab vaadata paavst Benedictus XVI tagasiastumise ja uue paavst Franciscuse omavahelistele suhetele ja sellele sündmusele, mis oli üsna eriline, kui Benedictus kuulutas, et ta astub paavsti ametist tagasi. 700 aastat enne seda ei olnud keegi sellest positsioonist loobunud. Anthony Hopkinsi kehastatud Benedictus põhjendab selles filmis oma erilist otsust ja ütleb, et ta ei kuule enam Jumala häält. Kogu elu on Jumal olnud temaga, ta on alati teadnud, et Jumal on temaga, ta ei ole kunagi olnud lõplikult üksi, aga nüüd ta tunneb, et ta ei kuule enam Jumala häält, et Jumal on kaugel, ta on tõeliselt üksi jäetud. Pole liigse lihtsustusena mõjuv filmitegijate versioon sellest, miks paavst tagasi astus, tundub ometi väga loogiline. On ameteid, on positsioone, kus me eeldame, et inimesel on selge kutse. Jumal on teda sinna kutsunud. No, Rooma paavsti puhul me eeldame kindlasti seda, et sellel inimesel oleks Jumala kutse ja see tema amet ei ole ta enda otsuse või valiku tulemus. Aga ka teiste piiskopide, vaimulike puhul eeldame, et Jumal kuidagi oleks neid kutsunud või neid eriliselt kõnetanud. Aga tegelikult võiksime öelda ju iga muugi ameti, professiooni puhul või erinevate rollide puhul, mida me elus täidame. See on väga oluline see, et me teame, mida me teeme ja miks me just seda teeme, mida me teeme. Miks me just selles paigas oleme, kus me parasjagu siis viibime. Luterlikus kirikus vaimuliku ameti puhul kõneldakse kahest kutsest, on väline kutse ja sisemine kutse. Vocatio externa ja vocatio interna. Ja see tähendab seda, et on olemas see väline, siis kellegi poolt tulnud kutse, vaimuliku ametisse kirik kutsub. On kogudus, kes on inimest valmis vaimulikuna siis vastu võtma iseenda juurde. Sisemine kutse on aga see sinu enda veendumus, et see on tõesti õige koht, kus sa oled. Seda võiks nimetada ka siis just nimelt selleks Jumala hääleks, mis sind ametisse kutsub, mis annab selle kindluse, et sa pead just seda teed käima. Kas pole taoline väline ja sisemine kutse oluline ka kõigi muude ametite ja tegevuste juures? Üks asi on need ülesanded, mida elu meile annab, olgu tööl, koolis, pere juures. Aga teine on see sisemine veendumus, et tõesti mina olen õige inimene neid ülesandeid täitma. Et tõesti ma saan sellega hakkama ja ma olen õige koha peal. Vist on vaja õnnelik olemiseks tõepoolest, et need kaks kutset oleks meil olemas. See väline, maailma poolt antav ja siis sisemine, mida võiks nimetada ka Jumala kutsumiseks. Kuidas ära tunda Jumala kutset? Tänane Saamueli kutsumise lugu annab nii mitu sellist punkti meile, mille üle võiksime korraks mõelda. Esiteks, see kutse on korduv ja pidev, tuleb uuesti ja uuesti tagasi. See ei ole selline ühekordne laine lööb üle pea ja emotsioonid on vägevad ja hind on suur ja lähen ja teen. Vaid pigem see kutse esialgu tuleb nii, et sest ei saadagi aru. Alles tagant järgi Saamuel ja Eeli, tema mentor, tema juhendaja ütleb, et aga see on Jumal, kes sind on kutsunud. Alguses ei saagi aru, et see on nüüd see kutse. Jumala riigis ka elus tervikuna ilmselt ei ole mõistlik käia ringi nii, nagu
laps, kes mänguasja poodi satub ja iga uue vidina puhul tunneb, et just seda asja ta tahaks, see on just tema jaoks, täpselt sellega ta mängiks kogu ülejäänud elu, kui ainult selle kätte saaks. Ja kuni siis järgmise riiulini jõudes muidugi. Jumala kutse ja üldse taoline sisemine kutse või see tõeline kutse, mis meid kannab, eeldab pigem sellist kainet kannatlikkust ja järelemõtlemist ja see on korduv, see tuleb uuesti ja uuesti. See ei ole üks tuline kirglik hetk, vaid pigem pika perioodi jooksul välja koorunud ja esile tõusnud selgus. Selles loos, Saamoli loos on tähelepanuväärne see, et see tuleb öösel. Saamol ei saa magada. Jumala hääl teda kutsub. Ühel probleemide lahendamise koolitusel kõneldi sellest, et tõelised väljakutsed, millega maksab tegeleda ja millele tasub oma aega kulutada, on need, mis sind magada ei lase. Mis öösel üles äratavad. Küllap oleme kõik seda oma elu erinevas etapis kogenud. On mingid küsimused, on mingid mõtted, mis ei anna rahu. Äratavad öösel üles ja tekitavad, panevad küsima või tekitavad sellise murelikke küsimusi tihti peale. Sest need on asjad, millega tuleb tegeleda, sest need tulevad kusagilt sügavamalt. Ja võib-olla seal nendes paikades tuleb ilmsis ka see, mis on see tõeliselt tähtis ja oluline. Millele tasub pühenduda. Mida tasub oma elus nagu jätkuvalt silme ees hoida ja mille poole tasub ikka ja uuesti pilgu pöörata. Teine oluline õppetund, mille Saamoli kutsumise lugu meile annab, on see, et Jumala kutse ja selline inimlik taipamine või ka inimlik kvaliteet ei pruugi alati kokku kõlada. Saamolile antakse kutse olukorras, kus kontekst on see, et tema mentor, see preester Eeli, ei kuule taas Jumala häält ja tema perekond, tema pojad eriti on lausa sellised nurjatud tegelased, kes põhjustavad palju pahandust ja on kaotanud see Eeli igasuguse autoriteedi tänu sellele ka rahva silmis. Aga ega Saamueliga ei lähe parem. Lõpuks vana Saamuel jõuab üsna sarnasesse paika, kus see vana Eeli on tol hetkel, kui tema on alles poiss. Saamuel lõpetab samas kohas. Jumalaga suhe ei ole nii lihtne tema jaoks ja tema pojad ka ei ole teps mitte palju paremad tegelased, kui olid Eeli pojad. Aga see ei tähenda, et Jumal ei oleks saanud Saamueli kasutada vähemalt ühel olulisel perioodil. Mõne olulise sõnumi esile toomiseks, mida ta tahtis rahvale anda. Jumal kutsus ikka. Inimlik poolikus, puudulikkus ja inimlikud vead ei olnud argument selle juures. Küllap meiegi sageli tunneme seda, et me ei ole väärt olla ühte või teist ülesannet täitma. Ja kas me ikka saame sellega hakkama, kas see on tõesti midagi sellist, mida mina peaksin tegema? Nii palju teisi ja paremaid ja osavamaid ja julgemaid ja tugevamaid, kes seda kõike võiksid teha. Aga kui see kutse on ikkagi sulle antud, siis tuleb selle järgi minna. Sinu puudulikkus või poolikus ei ole argument. Jumal saab igal juhul kasutada sind sellisena, nagu sa oled. Kolmas väga oluline õppetund. Jumala kutse kuulmiseks on vaja kuulata. Saamuel 3 korda ei kuulanud, vaid ikka vaatas, et keegi kutsub, läheb Eeli juurde, et kas sina kutsusid mind, ja siis Eeli ütleb, aga mine ja ütle 4. korral, kui see kutse tuleb, vaata, siin ma olen, ma kuulen sind. Su sulane kuuleb. Ja siis hakkab see avanema, see ülesanne. Mida siis teha?
kuulamise oskus on küllap üks võtmeoskusi Jumala kutse äratundmiseks. Ja mitte kuulata kõrvadega, nende kõrvadega, sest enamasti Jumal ei kõnele meile säärasel moel, et meie füüsilised kõrvad sellest aru saaksid. Aga pigem ta kõneleb meile sellise sisemise äratundmise kaudu, mis ühel või teisel hetkel meid tabab, ja rahu kaudu, mis saab. Kui enne seda on selline rahutus, öösel ei saa magada, ärkad üles nii nagu Saamel, aga siis, kui sa Jumala kutse ära kuuled, ära tunned, siis saabub rahu. Kuulmise jaoks on vaja luua võimalusi kuulda. Keegi peab, see tähendab sellist omalaadset katkestuse tekitamist oma argipäeva mürasse, toimetustesse, tegemistesse, võtta aega ja luua täiesti eraldi hetki, võib-olla ka paiku, kus seda sisemist kutset, seda Jumala häält on võimalik tähele panna. Küllap on siin erinevaid võimalusi, mõni läheb jooksma, teine pikemale jalutuskäigule metsa, kolmas võtab istumise aja pargipingil. Need kõik on väga olulised ja loovad sellise katkestuse meie igapäevamürasse. Aga tänasel pühapäeval tuletatakse eriliselt meelde seda head võimalust luua oma ellu see katkestus, see argipäeva mürasse tuua selline vaimulik dimensioon läbi pühakoja külastamise, läbi jumalateenistusel osalemise, pühakirja lahtivõtmise ja lugemise, ka läbi palve. Ennekõike need on need kohad, kus see sisemine selgus ja rahu saab meid puudutada säärasel moel, et me leiame üles, mis on see minu tee, kuhu ma peaksin minema ja mil moel seda tegema. Need küsimused ei ole ju ainult noore inimese sellise küsimused, kes lõpetab oma kooli ja valib ametit või väga murrangulistel hetkedel seisva inimese küsimused. Need on otsapidi ka igapäevaselt meie küsimused. Küll oleks ilus, kui me suudaksime oma igapäeva ülesandeid täita nii, et see meie väline kutsumus, see ülesanne, mis meile on antud, ja meie sisemine äratundmine kokku kõlavad ja me säärasel moel järgime Jumala tahet. Aamen.